Selle programmi läbimine kinnistas minu jaoks seda teadmist, et üks õige personalijuht on kõrge kaliibriga tippjuht, kes peab valdama väga paljusid valdkondi ja mitte ainult pealiskaudselt, vaid ka päris sügavalt. Sest kõik, mis on inimestega, rahaga, inimeste tagasiside, nende kaardistamiste, murede ja organisatsiooni toimimisega üldiselt seotud on tegelikult päris lai valdkond. Ja kui sa seda personalijuhina päris hästi ei jaga, siis on väga keeruline ka selles töös hakkama saada. Programmi läbimine andis eelkõige niisuguse struktuurse lähenemise ja selge raamistiku, et mis on need erinevad teemad, mis siis selle väärtuspakkumise loomise juurde käivad, mis on need asjad, mis tuleb läbi mõelda, mis on need küsimused, mida sa pead esitama endale, organisatsiooni kohta, töötajate kohta. Kui sa võib-olla hakkad alguses seda tegema või mõtlema selle peale, siis mõte liigub ainult ühes suunas, et mida umbes meie nii-öelda target töötajad sooviksid saada ja mida meie siis nagu oma väärtuste põhiselt sooviksime pakkuda tööandjana. Et seal on nii palju teisi komponente, mida kaaluda. Selline kontroll, et kas minu teadmised nendes personalitöö valdkondades on endiselt up to date ja ma teadsin, et tõenäoliselt tuleb ka uusi teadmisi ja teine asi, kuidas need teadmised siis seostena kokku viia tööandja väärtuspakkumiseks. Ehk siis, et see väärtuspakkumine on üpris mitmekihiline asi, mis koosneb hügieenifaktoritest ja siis lisandväärtustest ja see koolitus nagu ikkagi läbivalt nagu läbiviijate kaudu hoidis seda kontseptsiooni nagu tööandja väärtuspakkumisel koos, et see on üks suur asi. Eelmisel aastal sain ma juurde hulga vastutust, mis puudutas just inimestega seonduvat valdkonda. Ja ma tundsin, et mul on vaja ennast täiendada selles alas, sest päris selle alaga enne tegelenud ei olnud. Ja kui ma siis seda Fontese koolituspakkumist nägin, siis ma vaatasin, et see on täpselt see, mis võiks mulle sobida selleks, et olla omas töös parem. Kui ma nägin seda kutset või õigemini infokirja ja selle koolituse sisu, siis minu jaoks ühendas see kahte asja. Suurepäraseid omale professionaale koolitajana ja teine asi siis selles programmis oli lisaks sellele väärtuspakkumise kontseptsioonile tegelikult ka väga palju ja olulisi personalitöö lõike ja valdkondi. Kõige enam kõnetas mind lause, et tegelik töötaja väärtuspakkumine on see, mida ta kogeb väljaspool personaliosakonda. Ehk siis, kui seda mõtet laiendada, siis inimene kogeb iga päev ettevõtete selle kultuuri ja ka neid sisemisi teenuseid, mida see ettevõte pakub. Ja personali töötajate ülesanne on jõudma nende inimesteni iga päev ja kogu aeg. Ma tooksin välja kaks, mis minu jaoks olid sellised võib-olla kõige vajalikumad tollel hetkel. Üks on see, et disain mõtlemise metoodikaid kasutada siis ka personaliprotsesside kas loomisel, parendamisel või edasiarendamisel. Et neid tehnikaid on erinevaid, aga neid saab väga edukalt kasutada ka just personaliprotsesside juures. Ja teine asi oli selline nagu finantsiline meeldetuletus, et väga lihtne teadmine ja valem, kuidas siis personaliprojektide finantsilist tasuvust välja arvutada. Et seda ei pea alati tegema nagu juhtide jaoks või ettevõtte jaoks, aga ka personalijuhil endal on väga hea sellist ülevaadet omada. Esiteks võib olla see, et strateegiline personali juhtimine ei ole mitte midagi muud kui strateegiline mõtteviis või mindset. Et siis teiseks tunne ja tea oma äri, et midagi pole teha, personalitöötaja või personalijuht tänasel päeval ei saa läbi nagu ilma ärijuhtimise või finantsteadmisteta, et selline äriline teadlikkus, et mis su äristrateegia on see võti, kuidas nagu luua seda tööandja väärtuspakkumist ja kuidas üldse luua nagu hästi väärtuslikku personalistrateegiat ühe äristrateegia alla. Ma soovitan programmis osaleda kõikidel personalijuhtidel kindlasti, aga ka selle valdkonna spetsialistidel, kes näiteks tegelevad töötaja väärtuspakkumisega või mõne muu sellise olulise, kas siis sellist ettevõtte kultuurilist keskkonda või siis personali teemadega seotud teenustega ettevõttes tegelevad.
tööandja brändinguga tegelevad konsultandid, spetsialistid kindlasti tuleks kasuks. ja teiselt poolt või kolmandalt poolt siis ka tegelikult värbavad juhid, kes müüvad positsiooni ettevõtet, et nagu saaksid mõelda selle terviku peale, et mis see väärtuspakkumine siis ettevõtet värbamise käigus müües võiks olla. ma soovitaksin osaleda programmis kõikidel personalitöötajatel, kes soovivad oma oskusi viia järgmisele tasemele või teadmisi viia järgmisele tasemele.